Intellektuaalomand on meie igapäevase elu lahutamatu osa. Me kasutame ja vajame seda iga päev, kõikides eluvaldkondades ja tegevustes. Mis on intellektuaalomand ja miks tuleb seda kaitsta? Kas teadsid, et intellektuaalomandi alla kuuluvad sellised igapäevased asjad nagu raamatud, muusika, film, tarkvara, televisiooni- ja raadiosaated, riietus, aksessuaarid, kaubamärgid ja palju muud. Näiteks pilt, mis on seinal, on kunstiteos. Raadiost kuulatav muusika on heliteos. Riided meie seljas on tekstiiliteosed. Majad, milles me elame, on arhitektuuriteosed. Seda loetelu võiks jätkata veel pikalt. Intellektuaalomandi loomisega tekivad selle loojale teatud õigused. Intellektuaalomandit puudutavad õigused jagunevad kaheks. Autoriõigused ja tööstusomandi õigused. Enamasti inimesed ei mõtle, kui oluline on autoriõiguste kaitsmine ja autori väärtustamine. Tihti ei teadvustata ka iseenda autoriks olemist. Autoriteks ei ole ainult kirjanikud, kunstnikud, heliloojad, vaid kõik, kes on midagi loonud. Just nimelt, me kõik oleme autorid ja loojad ning meil on õigus kaitsta oma loomingut. Iga õpilane on kirjutanud kirjandeid, joonistanud pilte või voolinud kujukesi ehk olnud autoriks oma loomingule. Autoriõigus kaitseb loomingu väljendusvormi ehk loodud tulemust, mitte ideid ega fakte. Seega sinu joonistatud pilt palliga mängivast koerast on seadusega kaitstud. Aga idee joonistada pilt palliga mängivast koerast ei ole kaitstud. Autoriõigusega kaitstud teosteks on filmid, tarkvara, muusika, raamatud, fotod, maalid, koreograafia ja nii edasi. Teose autoriõigus kuulub algselt selle teose loojale, kes otsustab, kes ja kuidas tema loomingut kasutada tohib. Autoriõigusega kaitstakse autori isiklikke ja varalisi õigusi. Autori isiklikeks õigusteks on näiteks õigus nõuda enda tunnustamist teose autorina, õigus nõuda autori nime tähistamist teosel, õigus otsustada muudatuste tegemise üle oma teoses, nagu illustratsioonide, kommentaaride, selgituste ja uute osade lisamine. Autor otsustab ka seda, millal on teos valmis avalikustamiseks. Isiklikud õigused oma loomingule on alati autori omad ning need ei ole võimalik maha müüa ega edasi anda. Autori varalisteks õigusteks on muuhulgas õigus oma teost reprodutseerida ehk sellest koopiaid teha, õigus teost levitada ehk seda müüa, laenutada ja rentida, õigus teost tõlkida, avalikult esitada ning üldsusele internetis kättesaadavaks teha. Varalised õigused on üleantavad nii üksikute õigustena kui kogumina. Autor võib oma varalisi õigusi teostada kas ise või mõne autoreid ühendava organisatsiooni kaudu. Eestis on üheks selliseks organisatsiooniks Eesti Autorite Ühing, kes annab loa teose avalikuks esitamiseks ja kopeerimiseks ning kellele suur hulk autoreid on andnud volituse enda esindamiseks. See tähendab, et kui keegi soovib mõnd muusikapala avalikult esitada, ei tule tal pöörduda autori enda, vaid autorite ühingu poole vastava loa saamiseks. Lisaks autoriõigustele eristatakse ka kaasnevaid õiguseid. Sellised õigused kuuluvad teose esitajale, näiteks lauljale, pillimehele või näitlejale, fonogrammi ehk helisalvestise tootjale, filmi esmasalvestajale ning raadio- ja teleorganisatsioonidele. Teose autoriõigused kehtivad reeglina 70 aastat pärast autori surma. Peale mida võivad kõik selle autori teoseid vabalt levitada, kopeerida ja esitada. Koolitöödes teise autori teose refereerimine, tsiteerimine ja sellele viitamine on lubatud ilma autori loata. Seda nimetatakse teose vabaks kasutamiseks. Vaba kasutuse puhul ei tohi taodelda ärilist eesmärki. Autoriõiguste kaitse eesmärk on julgustada inimesi looma, andes neile kindlustunde, et nende õigused on kaitstud. Teiste teoseid tohib kasutada, aga küsi selleks luba. Filmi vaatamiseks pead sa minema kinno, ostma selle poest või vaatama televiisorist. Muusika kuulamiseks pead sa soetama endale heliplaadi
või ostma lugusid veebipoest. Teose avalikuks esitamiseks peab sul olema autori või tema esindaja luba. Raamatuid võib osta või raamatukogust laenutada, mitte aga ilma loata paljundada. Fotode kasutamiseks oma töödes peab sul olema fotoautori luba. Kõik on ju tegelikult väga lihtne ja loogiline. Tööstusomandiks on näiteks kaubamärgid, leiutised ja tööstusdisaini lahendused. Tööstusomand, nagu muudki teosed, on seotud loomise ja originaalsusega. Kaubamärgid on tähised, mis aitavad meil eristada ühe firma tooteid või teenuseid teiste omadest. Vastasel juhul oleks väga keeruline teha vahet Nike, Puma ja Adidase spordidressidel või Panasonicu, Sony ja Philipsi televiisoritel. Kaubamärk tagab kauba kvaliteedi ning loob usaldust. Kaubamärgiks võivad olla sõnad, kujutised, aga ka sõnade ja kujutiste kombinatsioonid. Kaubamärk võib olla ka ruumiline. Kaubamärgi väljamõtlemine ja väljatöötamine võtab aega. Kuna kaubamärgiga müüakse ka kvaliteeti, üritatakse tuntud kaubamärke sageli järgi teha. Selleks võltsitakse kaubamärke ja pannakse neid toodetele, mis ei ole vastava kaubamärgi omanikuga üldsegi seotud. Sellega tõuseb kauba hind, sest ostja arvab, et ta saab hea ja kvaliteetse kauba. Maksu- ja Tolliameti avastused intellektuaalomandi kaupade osas on oma olemuselt mitmekesised. Esineb riidesemeid, jalatseid, mobiiltelefone, kosmeetikatooted, näiteks parfüümid, mobiiliripatsid, kaelakeed, internetiseadmed. Valdav osa intellektuaalset omandit rikkuvatest kaupadest on pärit Hiinast, samuti Türgist, Araabia Ühendemiraatidest, Venemaalt. Sihtkohamaadeks on näiteks Soome ja ka Venemaa. Võltsitud kaubad on tihtipeale oma tunnuste poolest ebakvaliteetse välimusega. Puuduvad lipikud pesemisjuhendi ja kiudude kohta. Jalanõudel on liimijäljendid, kangad on ebakvaliteetsed. Võltsitud ja piraatkaubad on tihtipeale laiatarbekaubad. Riided, jalanõud, arvutitarkvara, DVD, laserplaadid, kellad, nahaskaubad, päikeseprillid, mobiiltelefonid ja nende lisaseadmed. Võltsitud kaubad on ebakvaliteetsed, kujutades ohtu inimese elule ja tervisele. Näiteks ravimid. Piraatkaupade müügis saadud tuludega rahastatakse tihtipeale kuritegevust ja terrorismi. Maksu- ja Tolliamet toimib konfiskeeritud kaupadega nii, et sotsiaalhoolekandeasutustele antakse üle riided ja jalanõud. Kõik teised rikkumise kinnituse saanud kaubad kuuluvad hävitamisele ja esemed saab abivajajatele anda ainult siis, kui õigusi rikkuvaid tähiseid saab eemaldada ilma kaupa rikkumata ning ainult õiguste valdaja nõusolekul. Kaubamärkidega sarnaselt on kaitstud ka geograafilised tähised, kust kaup või teenus pärit on. Need on seotud kindla piirkonnaga, näiteks Värska, Champagne või konjak. Tööstusomandiks on ka leiutised. Leiutiseks saab olla seade, mõni meetod või hoopis aine. Ka leiutiste puhul on oluline originaalsus, sest leiutis peab selle registreerimiseks olema uus ehk erinema seni tuntud lahendustest. Leiutisi saab kaitsta läbi patendi või kasuliku mudeli. Tööstusdisaini lahenduseks on aga mingi toote väliskujundus ning seegi peab olema uudne ja teistest erinev. Tööstusomandi puhul, olgu selleks siis kaubamärk, leiutis, geograafiline tähis või tööstusdisaini lahendus, tuleb see üldjuhul registreerida Patendiametis ning selle kohta antakse välja ka dokument, registreerimistunnistus või patent. Tööstusomandi omanikul on sarnaselt autoriga teatud ainuõigused vastavale kaubamärgile, tööstusdisaini lahendusele või leiutisele ning teised ei tohi neid rikkuda. Teisele isikule kuuluvat tööstusomandit tohib kasutada õiguste omaja poolt antud litsentsi ehk kasutusloa alusel. Muusika on olnud inimestele meelelahutuseks ning eneseväljenduseks läbi ajaloo. Kes meist ei teaks heliloojaid nagu Bach, Mozart, Pärt
või artiste nagu Madonna, Lady Gaga ja Tanel Padar. Muusikateosed on kaitstud autoriõigusega. Muusika ei sünni iseenesest. See on loometöö, millesse suur hulk inimesi on pühendanud oma aja ja oskused. Nii on näiteks ühe loo valmimise ja meieni toomisega seotud vähemalt sõnade ja viisi autorid, muusikapala esitajad ja muusikasalvestaja ehk fonogrammi tootja. Tasuta ja ilma autori loata muusika allalaadimine internetist või laenatud CD-plaadilt endale koopia tegemine ei ole lubatud ega aus käitumine. Nii mõniga muusikateos jääb sündimata ainult seetõttu, et juba loodud muusikat tarbitakse ebaausal viisil. Ühe loo salvestamine on tegelikult üks pikk protsess, sõltumata sellest, kaua loo väljamõtlemine aega võtab. Et seni, kuni sellest ideest saab nii-öelda produkt, mida kuulaja kuulata saab, on mitu vaheetappi. Et ühe loo tegemisega on minimaalselt seotud, ma arvan, üks 10 inimest ja kuni sinna võib kaasata ka väga palju erinevaid spetsialiste. Eks kõlab võib-olla paljudele nagu imelikult, et see võib ka olla töö ja me näeme ka ikkagi kõvasti vaeva, kui me nädalavahetused teeme kontserdeid, siis see ei tähenda, et me nüüd ülejäänud 5 päeva puhkame, et ikkagi käime stuudios, teeme proovi ja kõik see ju on kulukas. Et ei ole niimoodi, et see on mingi nüüd nalja tegemine ja tasuta tehakse. Et kui meie teeme oma kulutused, stuudiod, plaadid anname välja, kui me oleme sellest raha välja käinud ja siis seda nagu kuskilt varastatakse, siis on ju, ei tule me otsaga kokku ja lõpuks ongi siis kogu muusikatööstus ja filmindus ja kõik ju kannatab selle all. Kui lood on salvestatud, valmis tehtud, plaadistatud või muul viisil nii-öelda avalikkusele kättesaadavaks tehtud, siis igale loole tulevad koheselt 3 õigused ehk siis esitaja õigused konkreetselt inimestele, kes on need lood sisse mänginud, tulevad fonogrammi õigused ehk kellele kuulub see konkreetne salvestis, kes on selle valmis tootud, kes ei pruugi olla esitaja, ning autori õigused, kes on siis sõnade ja viisi autorid. Nii et ka Eestis on 3 organisatsiooni, kes kõik korjavad tasusid nii avalikust esitusest, on ta siis trollis, bussis, ringhäälingus, raadios, televisioonis, kui ka avalikest esitustest, mis on siis kontserdid ja nii edasi, nii edasi. Nii et ja kaasa arvatud internetis, nii et mis on ju tänapäeval üks massilisemaid kuulamise ja vaatamise keskkondi. Nii et kui kõik on legaalne ja kenasti korraldatud, siis on ka need kindlasti tasud, mis aitavad ühel artistil ja loojal nagu kenasti hakkama saada. Et muusikute vaev saaks tasutud või? No ärge tõmmake. Me teeme ührat tööd selle nimel, et sellest ära elada ja nii edasi. No, kõige siuke eedam näide oli meil ühe korra, kuidas pärast kontserti tuli meie juurde üks tütarlaps CDR-iga, kuhu peale oli kirjutatud The Sun, uus plaat markeriga ja tahtsin peale autogrammi saada. Läks küll veits kõrgema kaarega üle aia kuskile põõsasse plaat, aga no, piima sa ju ei tõmba internetist. Piima sa tahad, siis lähed lehma juurde ja lüpsad. Ja näed vaeva selleks, et seda piima saada. Või siis lähed poodi ja ostad. Et internet on tore avarus, aga non-respekti artistidele sellega anda, et muusikat tõmmata ja nii-öelda varastada ja kogu selle aja peale nagu käega lüüa, mis muusikud tegelikult nagu oma perede kõrvalt kulutavad, et see muusikat luua, siis võiks kuidagi viisakamalt käituda küll. Вот так.